Ei, äkki Loorens. Tallinna ringkonnakohus arutab 3 inimese surmaga lõppenud liiklusõnnetuse põhjustanud autojuhtliku Mikse Kerisjõu asja. Kannatanud nõuavad nimelt ringkonnakohtusse Kirille Pikimat võimalikku 12-aastast vangrakaristust. Kannatanute hinnangul vastas Kirile reaalne 7-aastane vangistus kuriteo raskusele. Maakohtu otsuse vaidlustas ringkonnakohtu, kes nõudnud kaitsealusena meetmet karistust ja seejärel viinud kuni kohtuotsuse jõustumiseni vabaduses saanud kroonilise kautsjoni vastu. Terve selle nädala toimuvad Tartus traditsiooniliselt tudengid kevadpäevad, mille avatsele puudutud Raekoja platsil. Seal oli maksidondadel laulupidu sisse ja paadiralli esmakordselt igal tantsupidu palju. Tänapäeval on selge, kui vähese piiritusega kui Riigikogu Õpilasmalev alustab internetis oma koduleheküljel registreerimist suvel toimuvatesse malevarühmadesse. Taaslõutud õpilasmalevale on tänavu juba 7. töösuvi. Suveks leiab tööd ja vaba ajal tegevust kuni 1200 Tallinna noort, neist 700 mujal Eestis Tallinnas. Õpilasmalevasse saab alates kella 14 registreeruda maleva koduleheküljel, mille aadress on www.malev.ee. Terve selle nädala toimuvad Tartus traditsioonilised tudengide kevadpäevad, mille avatseremoonias on täna Raekoja platsil. Sellele järgneb õhtul Kassitoomel öölaulupidu. Tudengipäevade sisse jääb Volgriöö, Emajõe paadiralli, esmakordselt ka öötantsupidu ja palju muid üritusi. Mehhikos puhkenud seagripi ohvrite arv on kerkinud 100 teatud. Kordoba minister lisas, et haiglasse on paigutatud ligi 400 inimest 1600-st, millel kahtlustatakse seda ohtlikku haigust. Seagripi kahtlusega haiged on Kanadas, Uus-Meremaal ja Prantsusmaal. Kinnitust leidis seagripi diagnoos üles.
paljudest. ma proovisin sedasama